Tere tulemast siis meie poliitreklaami infotunnile. Ja tere tulemast kõik need, kes täna siis on kell 10 siin kenasti olemas ja ka neile, kes siis hiljem järgi kuulavad, sellepärast et me selle tänase infotunni salvestame ja huvi korral on siis võimalik seda hiljem järgi vaadata ja kuulata. Ma võib-olla siis alustuseks tutvustan. Mina Merike Koppel Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ameti ettevõtluse osakonnast ja täna meil siis esinejad ka Justiits- ja Digiministeeriumist ja Andmekaitse Inspektsioonist, et kõik, kes me selle teemaga oleme moel või teisel seotud. Kõigepealt ütlen seda, et tehnilise poole pealt me oleme täna planeerinud tund aega. Ettekanneteks 40 minutit, küsimusteks 20 minutit. Küsimused me palume kõik panna Teamsi vestlusesse. Nii on lihtsalt kõige mugavam neid meil ära jaotada, lugeda, vaadata, kontrollida, et me sellist küsimuste-vastuste ringi siin mikrofoni avatud vooru ei tee. Et siis teate seda ka. Ja saate arvestada, kui meil jääb küsimusi, millele me ei jõua vastata, siis me proovime need kajastada kõik meie korduma kippuvate küsimuste alalehel, millest ma natuke hiljem räägin ja saame siis ikkagi vast kõik küsimused kenasti vastatud. Miks infotund ja miks alles tänas? Me teame, et see määrus jõustus 10. Siis meie mõte oli see, et täna jagada üldse infot, miks see määrus, mis on selle määruse mõte, eesmärk, mida hakatakse järelevalvama, kes teeb järelevalvet, millal, et selline üleüldine info, et see ei ole poliitreklaami koolitus kui selline, et siis saada kogu info kätte, kust midagi otsida, kellelt küsida ja mida arvestada. Ja me teame, et see määrus jõustus 10. oktoobrist. Täna on meil juba 16, aga lihtsalt viimased suunised Euroopa Komisjoni poolt said avalikuks 8. oktoobril. Ja me lihtsalt varem ei jõudnud kogu seda materjali läbi töötada. Et ma loodan, et selles osas ka esimesel võimalusel, kui me saime seda teha, et teiega seda infot jagada, et siis me täna seda teeme ja räägime siis ka, mida me oleme teinud seni kogu see aeg. Aga lähme sisusse. Ma palungi Signe, et sa alustaksid ja siis järgemööda juba jõuame kõik oma mõtted läbi käia ja rääkida. Nii, tere hommikust ka minu poolt. Panen kohe siia ekraanile vaatamist ka, et oleks ehk lihtsam järge pidada. Nii, lähme kohe sisusse ehk siis peamised põhjused, miks siis üldse see regulatsioon välja töötati, algas siis üks kõige olulisem üksiksündmus, mis oli siis Cambridge Analytica skandaal, kus siis oli kogutud ebaseaduslikult 10 miljonite inimeste siis isikuandmeid ilma nende nõusolekuta ja neid andmeid siis kasutati detailselt psühholoogiliste profiilide loomiseks. Valmistati ja suunati siis ülitäpselt reklaame, mis siis apelleerisid nende inimeste hirmudele ja alateadlikele eelarvamustele. Teiseks oluliseks põhjuseks oli siis välissekkumine desinformatsiooni kampaaniad, kasvas mure siis vaenulike välisriikide, eelkõige Venemaa katsete pärast sekkuda siis Euroopa demokraatlike protsessidesse
ja veebiplatvormid, eriti sotsiaalmeedia, osutusid siis ideaalseks vahendiks selle desinformatsiooni levitamiseks. Lisaks siis oli nende läbipaistvuse täielik puudumine, et valija jaoks oli peaaegu võimatu teada, miks talle üht või teist poliitilist sõnumit siis näidatakse. Puudusid siis vastused fundamentaalsetele küsimustele, et kes maksis selle reklaami eest, miks just sellele konkreetsele inimesele see reklaam siis sihiti, et kasutajad ei teadnud, et kas see jõudis neile näiteks nende vanuse, asukoha või mingite muude tundlike andmete põhjal, näiteks usulised tõekspidamised. Ja samuti siis, et mida teised üldse näevad, et mikrosihtimise põhjal siis erinevad valijate grupid võivad saada selle erineva sisuga reklaame. Lisaks siis ebaühtlased reeglid ja siseturu moonutused, et liikmesriikide reeglid on väga erinevad. Nii, siis peamisteks eesmärkideks seega siis ongi, et demokraatia kaitsmine, kodanike mõjuvõimu suurendamine, ühtse siseturu loomine ja isikuandmete kaitse tugevdamine, ehk siis aidata kaasa siis poliitreklaaminduse ja sellega seotud teenuste siis nõuetekohasele toimimisele ja kaitsta siis isikute põhiõigusi. Siis slaidil on siis ka välja toodud, mis täpselt siis sätestatakse, ehk siis ühtlustatud normid eelkõige siis nende reklaamide jaoks. Siinkohal toon ka välja, et selle määruse eesmärkideks siis ei olnud reguleerida poliitilisi arvamusi ja muid toimetuslikku sisu ja isiklikult väljendatud siis poliitilisi arvamusi ei loeta siis poliitreklaami tegemiseks selle määruse mõistes. Siinkohal siis toon välja ka siis, et mis üldse on poliitreklaam selle määruse mõistes, artikkel 3, ehk siis mis tahes viisil avaldatud, edastatud või levitatud poliitreklaami tegemise juhtum ja tegemine siis artikkel 3.2, sõnumi ettevalmistamine, selle edendamine, avaldamine, edastamine või levitamine mis tahes viisil, tavaliselt tasu eest või siis asutusesisese tegevusena selle poliitreklaami kampaania raames. Oligi siis selge, et on vaja reguleerida ühtselt ning Euroopa Liit siis otsustas, kõige õigem oleks seda teha määrusega. Algas see siis 2020. aasta detsembris, kui esitati Euroopa demokraatia tegevuskava. Ja see tegevuskava siis tunnistas, et vabad ja ausad valimised on Euroopa demokraatia alustalaks ja on vaja siis astuda konkreetseid samme, et võidelda desinformatsiooniga, tagada meediavabadus ja muuta poliitiline reklaam läbipaistvaks ja ausaks. Ja siit edasi siis slaididel näha ka, kuidas edasi liikus. 2 aastat siis tegeleti selle seadusandliku protsessiga. Novembris 2021 siis Euroopa Komisjon oli juba valmis saanud määruse eelnõu, millele järgnesid siis läbirääkimised. Läbirääkimiste peamisteks vaidluskohtadeks olid selle määratluse ulatus, ehk siis kui laialt defineerida poliitreklaami, andmekasutuse piirangud, kes kui rangeks peaks minema selle sihtimiskeeluga ja järelevalve jõustamine, ehk siis kuidas tagada, et ka suured platvormid tegelikult neid siis järgivad. 24. aasta veebruari lõpus siis Euroopa Parlament kiitis selle heaks ja võeti siis määrus vastu, avaldati ja lõpuks siis ka jõustus ja algasid siis liikmesriikide ettevalmistused määruse vastuvõtmiseks ja jätkus ikkagi menetlus, selle aasta kevadel siis algasid avalikud konsultatsioonid ka rakendusmääruse suuniste koostamiseks. Need rakendusmäärus siis avaldati 9. juuli
ja suunised siis alles 8. oktoobril, nagu ka juba mainiti, ja 10. oktoobrist siis lõplik rakendumine. Eestis koostas siis Justiits- ja Digiministeerium koos Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga seaduseelnõu ja poolteist aastat tagasi juba toimus esimene infopäev ka selle määruse tutvustamiseks. Selle aasta mais algas siis meie eelnõu kooskõlastamine, juunis jõudis siis Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks ja tänasel päeval on siis juba Riigikogu menetluses ja on siis täiskogu päevakorras 21. oktoobril. Kiirelt siis ka määruse enda sisu, millest see koosneb. Slaididel on siis link, et pärast kiirelt leitavad kõik need asjakohased dokumendid. On siis koosneb 5 artiklist, üldsätted, läbipaistvus- ja hoolsuskohustused, internetipõhise siis poliitreklaami suunamine, reklaamiedastus, järelevalve ja jõustamine. Väga olulised on siis ka põhjenduspunktid siinkohal, mis siis selgitavad konkreetsemalt selle määruse sisu. Rakendusmäärus, mis siis juulis avaldati, siis toob konkreetselt siis näidised, millised peavad olema märgiste ja läbipaistvusteadete vormingud ja ka tehniline kirjeldus on siin siis toodud. Ja siis kõige hilisem dokument on siis suunised selle määruse rakendamiseks. Siin samuti tõin siis välja 3 peatükki, et millele see siis keskendub. Esimene siis ongi, et kes kuuluvad määruse kohaldamisalasse, et lühidalt siis alapunktidena on kirjutatud tellijate, poliitreklaami teenuste osutajate, avaldajate info, mis üleüldse on poliitreklaam, kohaldamisala ja määratlus, poliitreklaami tegemise määratluse põhielemendid, praktilised elemendid ja siis määruse teisest peatükist tulenevad kohustused ka on siis välja toodud, ehk siis need suunised on siis abiks selle määruse nii-öelda tõlgendamisel, et siin ka link siis toodud. Menetluses oleva eelnõu sisu lühidalt siis, et kuna määrus ise on otsekohalduv, eraldi seadusena seda Eestis ei ole, määratakse üksnes siis järelevalveasutused, milleks Eestis saab siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes teostab riiklikku järelevalvet ja on ka riiklikuks kontaktpunktiks, ja siis Andmekaitse Inspektsioon on siis teostab samuti mingil määral seda järelevalvet ja minu poolt siis sissejuhatuseks kõik. Aitäh! Aitäh, Signe! Jätkame siis meie. Vabandust, ei tahtnud seda panna. Nii, ma loodan, et nüüd on õige slaid kõigil näha. Siis Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve poolelt siis Merike Koppel ja Diana Lints oleme siis rääkimas, mis juhtuma hakkab meie vaatest. Natukene võib-olla üldisemalt sissejuhatust ja siis Diana saab juba sisust rääkida. Aga miks see praegune olukord on võib-olla natukene keerulisem või mitte nii tavapärane, et juhtus niimoodi, et see jõustumise aeg ja valimised sattusid väga ühte kohta ja siis see osa tekitas väga palju selliseid ootusi, segadust ja küsimusi. Ja võib-olla kõik ei olnud selleks ka päriselt valmis, kaasa arvatud meie ise. Aga sellest ei ole midagi, sellest hetkest me saame üle.
valimiskampaaniad on juba käimas ja näeme, et kenasti tegelikult neid määruse nõudeid juba ka kohaldatakse. Siseriiklikult ei ole meil pädevus veel jõustunud. Mis see tähendab siis? Hetkel ei ole tegelikult TTJA-l õiguslikku alust järelevalvet teha. Seega ei ole meil hetkel võimalik ühtegi järelevalvemenetlust alustada. Me ei uuri, me ei selgita välja asjaolusid. Näiteks ka seda, kas reklaam oli avalikustatud enne 10. oktoobrit või mitte. Eks me teame, et siin on väga oluline, et reklaamid, mis on avalikustatud enne 10. oktoobrit, neile määruse nõuded ei kohaldu, mis on siis hiljem avalikustatud, neile kohalduvad. Et see protsess võtab veel aega ja järgmisteks valimisteks on siis ka pädevused kenasti olemas ja saame toimetada siis nii, nagu määrus tegelikult ette näeb. TTJA-l ei ole hetkel ressurssi poliitreklaami määruse järelevalveks eraldatud. Loodame, et see osa vaadatakse üle, et me siis oma sisemiste ressursside arvelt teeme siis töös muudatusi, et meil oleks võimalik ka nende nõuete osas siis järelevalvet teha ja tuge pakkuda, et hetkel me olemegi tõesti keskendunud sellele, et me saaksime kõigepealt aru, mis need nõuded on, eks ju, saaksime seda infot siis jagada, adekvaatset infot oma kanalites, ehk siis kõik, kes seda mis siis olulist on, saab täna leida juba meie koduleheküljelt, kus meil on siis nõuded, juhendid eesti keeles, aga ka korduma kippuvad küsimused, mis selle perioodi jooksul meieni on jõudnud ja mida me oleme siis selgitustaotlustele vastates lahendanud või suunistest leidnud, et oleks parem ülevaade, mida siis tegema peab mingites olukordades, kuidas peab tegema, analüüsimata siis tõesti asjaolusid või alustamata ühtegi menetlust sealjuures. Ja tõesti leiame siis võimalusi ka, et seda järelevalvet edaspidi teha ja oma talituses siis tööd niimoodi ümber kujundada, et ka kaubandusjärelevalve, turismijärelevalve ja ka üldise reklaamiseaduse järelevalve saaks kenasti toimida samal ajal. Millises osas siis TTJA üldse järelevalvet tegema hakkab? Et meile täna on juba tulnud küsimusi, et ma ei tea, vaadake üle selle poliitreklaami sisu. Ütlen kohe ära, sisu kui sellist me hindama ei hakka, see ei ole ka määruse eesmärk. Ei hakka me hindama ka valimislubadusi, et kas need on teostatavad ja võimalikud ja eetilised ja mis iganes meie käest juba küsitud on ja mida küsida võib. Me tegelikult teeme tehnilist järelevalvet, et me vaatame üle, et kas läbipaistvusteade on olemas, kas vajalik info on olemas, kas vajalikud märgistused on peal ja siis seotus siis konkreetse konkreetsete valimistega. Me ei hakka valvama või tegema järelevalvet selle üle, kuidas need läbipaistvusteated esitatud summad on siin saanud, kas need on tõesed, kes tegelikult reklaamitellija üle kontrolli omab. Et see info on tegelikult reklaamitellija vastutusel, et see info vastaks tõele. Ja tellija enda usaldus on siis seejuures väga oluline, usaldusväärsus. Ehk siis, et väga tehniline töö peaks see nagu päriselt olema. Et loomulikult me täna juba näeme ka neid läbipaistvusteateid ja kujundame siin oma seda praktikat, kui meil ühel hetkel see pädevus on, mida ja kuidas ja milliseid soovitusi me teha saame siis edaspidiseks. Et see ongi hea selle valimiste osas siis läbi vaadata, läbi mõelda. Ja TTJA veebilehele
lõime siis alamlehe poliitreklaami jaoks. Jagame seda teiega siin chatis ka, et kõik saavad siis sealt lugeda, kontrollida. Nagu ma ütlesin, seal on leitavad siis lingid kõikidele asjakohastele olulistele dokumentidele, aktidele, suunised, määrus ise, rakendusmäärus ja võib-olla kõige olulisem teie jaoks on siis korduma kippuva küsimused alaleht, kus me siis, mida me järjest täiendame, aga mida me oleme juba tänaste küsimuste pinnalt siis kokku pannud, et tõenäoliselt need küsimused korduvad. Et seda me juba ka nägime. Ja kui rääkida edaspidisest, et täna on infotund, nagu millega ma ka alustasin, et kui me tõesti näeme vajadust ja tuleb ootus turuosalistelt, et palun tehke meile koolitus ikkagi, siis me ühel hetkel seda kindlasti oleme valmis tegema, põhjalikumalt vaatama praktilisi näiteid, mis meil sellel valimistel siis silma jäid või meil lauale jõudsid, et me oskaksime siis seda praktilist tuge juba jagada. Täna lihtsalt on kõik väga ruttu, väga uus ja võib-olla ka, kuna see määrus on ju Euroopa Liidu ülene, väga üldine ikkagi peab kohalduma Eesti riigis, aga kõikides teistes riikides ühtemoodi, siis võib-olla kõike nüansse ei ole jõutud ka seal nii põhjalikult läbi mõelda, et selguvadki alles praktika käigus kaasuse põhiselt. Nii, aga nüüd ma selle üldise osa lõpetan ja räägin siis natukene, vabandust, läksin liiga ruttu edasi, et siis Diana saab rääkida siis nõuetest võib-olla ka, mida on oluline siis arvestada. Ja tere, jätkan siit kohe ja võib-olla siis alustuseks ütlen seda, et Signe ka juba natukene mainis seda, et mis üldse selle poliitreklaami määruse kohaldamisalasse kuulub ja eelkõige siis isikud, kes peaksid jälgima ja uurima, mida määrus nõuab, on kindlasti siis reklaamitellijad, kelleks on siis näiteks erakonnad, valimisliidud, kandidaadid ja igasugused siis valimiskampaaniaid korraldavad isikud, siis poliitreklaami teenuse osutajad ja poliitreklaami teenuse alla siis kuuluvad näiteks igasugused sõnumite ettevalmistamised, reklaamtekstide kirjutajad, reklaamiagentuurid, siis poliitreklaamide avalikustajad, ringhäälinguorganisatsioonid, ajalehed, ajalehtede veebiväljaanded, igasugused välimeedia reklaampindade omanikud, muuhulgas ka blogijad ja võib-olla ka mõjuisikud. Ja veel on poliitreklaami teenuse osutajate hulgas siis need isikud, kes edastavad või levitavad sõnumeid. Ehk siis näiteks reklaamitehnoloogia pakkujad, reklaamibörsid, reklaamiplatvormid ja muud sellised levitamist võimaldavad asutused isikud. Ja kolmas variant on siis konkreetselt avalikustajad, kes siis pakuvad seda poliitreklaami teenust, mis juba sai ka mainitud. Ja veel, mis on oluline, et mis sinna määruse kohaldamisalasse kuulub, see on siis poliitreklaam ja poliitreklaami mõiste iseenesest on defineeritud määruses, aga ma toon välja mõned olulised nüansid, mis kindlasti on sellised nüansid, mis näitavad või indikeerivad seda, et tegemist on poliitreklaamiga. Näiteks siis on üks osa sellest, et kui me räägime poliitreklaamist, siis me räägime tegelikult sõnumist. Et kui me räägime mingisugusest reklaamist, millel seda poliitilist sõnumit seal sees ei ole, siis ei saa liigitada siis teavet ka poliitreklaamiks. Näiteks on hea näide kohe siin võib-olla reklaamkaup, mida kasutatakse ja kui sellel reklaamkaubal on näiteks lihtsalt ütleme erakonna logo ja kandideerija nimi, siis seal seda poliitilist sõnumit sees ei ole ja selline tegevus siis nii-öelda see reklaamkaup iseenesest ei kvalifitseeru poliitreklaamiks eraldiseisvalt. Siis veel üks oluline täiendus on see, et
poliitreklaamiks ei peeta igasuguseid sõnumeid, vaid enamasti neid, mida siis valmistatakse ette, avaldatakse ja edastatakse tavaliselt tasu eest. Ehk siis oluliseks tuleb pidada seda, et tegemist on tegevusega, mille eest siis saadakse tasu. Ja siin on kohe hea näide tuua, et kui erakond kasutab oma sõnumite levitamiseks, ettevalmistamiseks ja avaldamiseks näiteks oma erakonnasisest inimest, turundusisikut näiteks, ja avaldab seda oma sotsiaalmeedia kontol ilma siis kasutamata võimestusmeetodeid, mille eest tasu makstakse, siis on tegemist nii-öelda asutuse sisese sõnumi levitamisega ja sellisel juhul ei ole ka kohustuslik siis poliitreklaami vastavalt märgistada ja läbipaistvusteadet sellele lisada. Aga mis on veel hästi oluline osa sellest on see, et siseriikliku eelnõuga on ette nähtud, et luuakse ka ekspertkomisjon, mis ma arvan, et saab väga suureks abiks selles hindamise protsessis, et siis hinnata, kas tegemist on poliitreklaamiga või mitte. Et see ekspertkomisjon siis hakkab andma TTJA-le vajadusel sisendit, kas tegemist on poliitreklaamiga või mitte 10 päeva jooksul siis alates hetkest, kui TTJA nende poole pöördub. Lisaks, mis on hästi oluline mõista ja mida siin natukene juba Merike ka rääkis, et poliitreklaam ei ole reklaamiseaduse tähenduses, ehk siis poliitreklaami mõiste on defineeritud eraldi selles määruses, poliitreklaami määruses ning tegemist ei ole reklaamiga reklaamiseaduse tähenduses. Ehk siis me ei saa kohaldada poliitreklaamile tavalisi reklaamiseadusest tulenevaid nõudeid ja see on võib-olla see tänane praktika, mida me näeme, et väga palju pöördutakse just selle viitega, et näiteks on tegemist eksitava reklaamiga või et selles reklaamis on kasutatud mingeid siis lauseid või lubadusi, mis lõppkokkuvõttes ei ole võimalik, et see realiseerub ja et tegemist on eksitava reklaamiga. Aga eksitava reklaami keeld tuleb reklaamiseadusest ja kuna poliitreklaam ei ole reklaamiseaduse tähenduses, siis seda ei ole võimalik meil järelevalve raames siis kontrollida ega ka sellise reklaami avalikustamist kohustada siis lõpetama. Siis hästi palju, mis tuleb määrusest veel, on selline, mis ei ole otseselt nii-öelda järelevalvatav, ehk ei ole vajadust teostada järelevalvet, sest et kohustused ja nõuded, mis määrusest tulenevad, on mõeldud selleks, et oleks siis osapoolte vahelised lepingud võimalikult selged ja lihtsad. Et näiteks tuleb määrusest mitmeid kohustusi just tellijale, mida siis tuleb tellijal välja tuua avalikustajale, et avalikustajal oleks võimalik see läbipaistvusteade õigesti ja kokkuvõtlikult selle reklaami kohta avaldada. Ja siis nagu juba ka Signe mainis, et põhilised asjad, mis tegelikult sellest määrusest tulevad, mis on nii-öelda kohustused, on siis kohustus avaldajatele, et poliitreklaam tuleb märgistada, ehk siis väga selgelt ja konkreetselt peab olema aru saada, et tegemist on poliitreklaamiga ja selle reklaami kohta peab olema siis olemas läbipaistvusteade, milles siis on palju erinevat infot, aga siinkohal ma väga nii-öelda täpsustavaks isegi ei läheks, et nii poliitreklaami märgistusele kui läbipaistvusteate kohta on tegelikult olemas eraldi rakendusmäärus, mis on sellel TTJA veebilehel ilusti lingitud, kust on leitavad siis selle märgistuse vorm, millist vormi siis on mõistlik visuaalses ja ka audioreklaamis kasutada ja samamoodi ka läbipaistvusteate kohta on olemas vorm ja nende vormide juures on tegelikult märkustena väga ilusti lahti kirjutatud, mida täpselt selle all on mõeldud ja kuidas seda siis kohaldama peaks. Ja võib-olla siia juurde siis need meieni täna jõudnud praktilised näited ka, et üks osa ma juba mainisin, et palju me näeme seda nii-öelda kaebamist või pöördumist teemal, et poliitreklaam on siis eksitav.
mis iseenesest ei ole ju poliitreklaami määruse kohaselt kuidagi nii-öelda järelevalvatav, et määruse eesmärk on ikkagi konkreetselt anda siis poliitreklaamist teada, ehk siis poliitreklaam märgistada ja lisada sinna juurde läbipaistvus teade, et mingisuguseid selliseid sisulisi nõudeid poliitreklaamile, mis ütleks, et milliseid lubadusi tohib anda või kuidas seda tohib sõnastada, et selliseid reegleid ei ole. Ja teine osa veel on näiteks keelenõuded, et väga palju on tulnud praegu ka keelenõuete kohta TTJA-le kaebuseid, aga keelenõuded nii reklaamides, trükistes kui mis tahes muus osas on Keeleameti pärusmaa ja ei reguleeri seda ei reklaamiseadus ega ka poliitreklaami määrus iseenesest. Aga täpselt nagu Merike juba ütles, me mõtleme kaasa, me üritame leida vastuseid kõikidele küsimustele ja igasugused küsimused võib alati julgelt saata ka TTJA-sse info@ttja.ee, et küsimused siis me saame kajastada veel oma korduma kippuvate küsimuste lehel ja tuua need kõik välja. Aga minu poolt selline lühike ülevaade ja annan sõna edasi Kirsikale. Aitäh! Aitäh! Tere ka minu poolt. Kohe proovin jagada oma slaide. Nii. Tere! Mina olen Andmekaitse Inspektsioonist ja Euroopa koostöö ja õiguse nõunik ja räägin sellest, mis puudutab siis poliitreklaami suunamist ja reklaami edastust internetis. Interneti puhul me räägime muuhulgas siis nii digiplatvormidest, sotsiaalmeediast kui veebilehtedest, aga tegelikult tänapäeval saab reklaame juba näidata ka näiteks arvutimängudes ja ka see läheb siis sinna internetipõhise suunamise alla. Ehk siis tegelikult neid platvorme on väga palju ja võib-olla me täna ei suudagi ära kaardistada kõiki neid platvorme, kus selline suunamine ja reklaamiedastus võimalik on. Mida me üldse peame siis suunamiseks ja edastamiseks internetis? Suunamine on siis, kui me suuname konkreetselt mingile sihtgrupile või jätame mingi sihtgrupi välja või siis kui me teeme nii-öelda siis sellist retargetingi ehk siis neid, kellele mingi varasem reklaam juba suunatud olnud. Ja edastamise puhul me räägime siis sellest, kui algoritmipõhiselt edastatakse juba konkreetsetele isikutele, näiteks mida muidu saaks teha siis Meta või Google Adsi puhul. Mis puudutab nüüd poliitreklaami, siis nii Meta kui Google on öelnud, et nende platvormidel ei ole siis tasuline või selline tasuline poliitreklaam lubatud, mis tähendab seda, et neid siis tegelikult kasutada ei saa. Ja suunamise kohta määrus annab erinõuded siis sellele, mis puudutavad internetipõhist suunamist ja reklaami edastust. Ehk siis suunamine saab olla vaid nõusolekupõhine ja see on lubatud siis, kui isikuandmed on kogutud otse andmesubjektilt ehk ka sellelt, kellelt siis nõusolek on vaja saada ja nõusolek peab olema saadud konkreetselt poliitreklaami tegemiseks. Selline üldine nõusolek siinkohal ei päde. Näiteks erinevatel platvormidel või veebilehtedel võib see nõusolek olla samamoodi nagu praegu on küpsiste puhul, tulla siis samasuguse kastiga või siis isegi olla seal samas kastis näiteks. Ja lisaks määrus täpsustab, et profiili analüüsi ei tohi teha eriliigiliste isikuandmete põhiselt, ehk siis näiteks, mis puudutab poliitilisi veendumusi. Veel nõusoleku kohta, ehk nõusolek peab olema kinnitav tegevus, ehk siis nii-öelda opt-in, ma pean andma nõusoleku selleks, et seda reklaami saada, mitte vastupidi, ehk siis mitte see, et ma keelan siis selle reklaami edastuse. Määrus veel täpsustab ka seda, et kellele sellist reklaami üldse suunata edastada tohib, ehk siis keeld on suunata poliitreklaami isikutele, kes on valimisõiguslikust east aasta nooremad.
See nüüd ei tähenda seda, et peab hakkama välja selgitama, kui vana on see isik, kellele reklaami suunatakse, et täiendavalt isikuandmeid selleks koguma ei pea, aga kui see on teada, siis sellisele isikule ei tohi poliitreklaami suunata. Ja määrus räägib ka mikrosihtimisest. Mikrosihtimine Euroopa andmekaitse inspektori selgituste kohaselt on siis, kui kasutatakse rohkem kui 5 kriteeriumit siis selleks poliitreklaami suunamiseks. Näiteks kriteeriumiteks on juba vanus ja piirkond. Ja kui neid kriteeriumid on rohkem kui 5, siis on juba siis mikrosihtimine. Ja kui oli ka juttu siis läbipaistvusnõuetest ehk siis läbipaistvusteade ja märgistus, siis mis puudutab suunamist ja reklaamiedastust, siis tulevad juurde täiendavad läbipaistvusnõuded, mis puudutavad siis isikuandmete töötlemist. Ehk siis näiteks tuleb vastu võtta sisestrateegia, kus on kirjas muuhulgas, milliseid algoritme kasutatakse, millised on põhiparameetrid, kas sihitakse geograafiliselt või huvipõhiste segmentidena. Ja selline sisestrateegia peab olema samuti üldsusele kättesaadav 7 aastat, nii nagu ka läbipaistvusteade. Ja tõin siia ka pika loetelu sellest, millised täiendavad nõuded tulevad läbipaistvusteatesse, ehk siis neid on väga palju, aga kui neile peale vaadata, siis tegelikult need on üldiselt väga tehnilised nõuded. Ja nendele oskab tõenäoliselt siis aidata vastata siis selle poliitreklaami avaldaja. Ja tõin siia ka sellise näite, milline see märgistus siis olema peaks. Siis see märgistuse põhjal on ka näha, et kui kasutatakse isikuandmete töötlemist, ehk siis kui on suunatud, siis ka see peab olema märgistusel näha. Et see on Euroopa Komisjoni enda siis rakendusmäärusest tulenev märgistus, siis milline see on. Ja nagu enne mainiti, siis siin on ka tegelikult olemas need nii-öelda selgitused, et mida tähendab ja mida kuhu kirjutada tuleks. Ja väga lühidalt ka järelevalvest, ehk siis kui TTJA ütles, et nende puhul siis määrusest veel järelevalvepädevust ei tule, siis andmekaitseasutused on pisut teises olukorras, ehk siis määrus annab andmekaitseasutustele otsepädevuse, mis tähendab siis seda, et alates 10. oktoobrist need reklaamid, mis on konkreetselt suunatud, siis nende reklaamide osas siis on Andmekaitse Inspektsioonil juba järelevalvepädevus olemas. Aga sarnaselt TTJA-le, siis ka meil ei ole selleks eraldatud täiendavat ressurssi, mis tähendab seda, et teeme seda ka kõikide muude ülesannete kõrvalt. Ja teine, mis on meie puhul erinev, kui Euroopa Komisjon on andnud välja suunised määruse rakendamiseks, siis Euroopa Komisjon jättis suunistest välja selle osa, mis puudutab isikuandmete töötlemist ja poliitreklaami suunamist ja reklaamiedastust, sest selles osas annab suunised välja siis Euroopa Andmekaitse Nõukogu, aga täna selles osas suunised puuduvad, mis tähendab seda, et ka meie töö on pisut raskendatud, et selles osas, kuidas seda määrust konkreetselt tõlgendada tuleks. Ja minu poolt kõik. Panin siia meie infoliini numbri ja ka meie info meiliaadressi, kuhu on võimalik siis kirjutada või helistada. Ja ka meie kodulehel on olemas teave poliitreklaami kohta ja samuti needsamad lingid siis nii rakendusmäärusele kui suunistele, mis Euroopa Komisjon tänaseks välja andnud on.